Kas neitsi märk on seotud kriitilisusega, pedantsusega? Mis on selle märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle neitsi sodjaagi märki ja räägime natukene neitsi energiast. Sodjaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese. Me kõik võtame neid energiaid vastu, jagame välja. Ja me kõik oleme mõjutatud ka neitsi sodjaagi märgist. Sul võivad olla näiteks sünnikaardis mõned planeedid neitsi märgis, aga kui ei ole planeete, siis kindlasti on sul mingisugune teatud astroloogiline maja neitsi märgis. Astroloogilised majad on oma olemuselt loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja lihtsalt kirjeldab mingisugust teatud meie eluvaldkonda. Nüüd need planeedid, mis võib-olla näiteks on sul sünnikaardis neitsi märgis või ka siis mingi konkreetne astroloogiline maja, mis on neitsi märgis, hakkavad elu jooksul ilmutama neitsile omaseid märke. Ehk sa hakkad käituma just konkreetses elusektoris neitsi märgile omaselt. Neitsi sodjaagi märki peetakse üheks vanimaks ja neitsi sümboliseerib maa ema ehk teda kujutatakse ka Maarjana. Ja kas sa teadsid, et neitsit nimetatakse nii vooruse kui pahede kuningannaks? Nüüd nende pahede all me mõistame neitsi märgis eelkõige sellist mittetõhusat toimimist, kus me oleme kas liiga kriitiline, liiga pedantne, kus me oleme liialt mõistuses, kus me ei usalda elu, kus me ei kasuta intuitsiooni, ehk need on kõik neitsi märgi siis varjupooled. Neitsi märgis me õpime 3 väga kõrget väärtust, milleks on sallivus, kaastunne ja heldus. Need on väga kõrged väärtused, mida me hakkame õppima. Mõnes mõttes meil võib-olla pääsu ei ole, et me oleme ka sunnitud neid õppima ja parem on siis juba teadvustada, mida me parasjagu õpime. Neitsi märk on seotud ka duaalsuse mõistmisega, ehk me peame kõigepealt hakkama mõistma, et mis on duaalsus ja me peame seda duaalsust aktsepteerima. Sellepärast, et nii maa kui ka kõik siin maal on duaalne. See tähendab seda, et kui on head ja ilusad asjad, siis on alati ka halvad ja koledad asjad. Kui me tahame öelda, et üks asi on ilus, teine asi on kole, on head ja ilusad sõnad, on ka väga koledad sõnad. Need on vastandpooled, need kirjeldavad duaalsust ja need lihtsalt on niimoodi. Nüüd see duaalsuse mõistmine ja omaks võtmine tähendab siis seda, et alguses, kui me hing teekonda alustab ja me veel ei teadvusta, me võime kippuda ikkagi kas liialt andma hinnanguid vastandpooltele või vastanduma, kuid kasvades meil on tegelikult vaja tõusta justkui sellest mängust natukene kõrgemale ja hakata nägema tervikut, kus me näeme nii musta poolt kui valget poolt ja me õpime mitte andma hinnanguid ja mitte valima pooli. Neitsi märgis me õpime sellist neutraalset seisundit, et ma näen, et seal on valge pool, seal on must pool, ma mõistan mõlemaid pooli, aga ma ei anna hinnanguid ja ma ei kaldu ei ühele ega teisele poole. Mõnes mõttes me õpime nagu sellist tasakaalu tulemist neitsi märgis. Ja alguses, kui me veel ei teadvusta seda osa endast, siis võib ikkagi see teekond hakata niimoodi välja nägema, et me tahaksime alguses kõik sellise koleda, räpase, negatiivse meie mõistes eemale lükata või mingisugused barrikaadid ette ehitada, et see maailma koledus meieni ei jõuaks.
kuid elu üllatab meid ja me peame ikkagi ka seda maailma koledust nägema ja mõnes mõttes aktsepteerima, et on nagu on. Ja nii kaua, kui meie sees on ikkagi selline väga tugev reaktsioon ja tahtmine anda hinnanguid või vastanduda kellegagi, siis me oleme endiselt neitsimärgi varjupooles. Neitsimärgi üks varjupooltest on ka enesetähtsustamine. Ühelt poolt selline kriitilisus, liigne mõistuses olemine, aga ka enda tähtsaks pidamine. Ehk et samal ajal, kui me oleme varjupoolel, meil on ka selline alateadlik soov olla tähtis. Ja mitte tõhusalt toimides ilmutab neitsimärgist ennast selline külm kriitik, kus süda on külm, domineerib selline jäine mõistus. Ja selle kontrollitud analüüsiva poole taga peidab alati hirm. Nüüd neitsimärgis on see hirm seotud hirmuga kaose ees. Ehk hirmuga selle ees, kui ma kaotan kontrolli, kui ma kaotan mõistuse, kui mingid asjad ei ole enam täpselt paigas, näiteks ei ole enam joone järgi paigas, siis see võib tunduda väga hirmutav. Kuid neitsimärgis ühelt poolt, mis on duaalsuse teema, et me võib-olla kõike seda, mis puudutab korda, struktuuri, joone järgi sättimist, see osa võib olla meil väga hästi selge, aga selle külje teine pool on kaos. Ja neitsimärgis me peame õppima vastu võtma ka seda kaost, aga selle osas võib olla lihtsalt väga suur hirm. Ja et mitte seda kogeda, kui me ikka ei teadvusta ka meie kasvamist, me võime aina rohkem koristada, aina rohkem mingeid asju joone järgi panna, aga tulemus on see, et me ei õpi ära seda kohta, mille me peame ära õppima. Ja kui me oleme väga raamides, siis on meil peaaegu võimatu hakata praktiseerima neid kõrgeid väärtusi, milleks oli sallivus, kaastunne ja heldus, mida me peame neitsimärgis ära õppima. Mis puudutab sallivust, siis see peab tähele panema, et see oleks siiras ja puhas. See saab tekkida siis, kui me usaldame elu ja kui me lubame endal kasutada ka intuitsiooni. Ja peame tähele panema, et see sallivus ei oleks peidetud mingi maski taha, et seal ei oleks sellist varjatud üleolekut või haletsust, mis ei ole tegelikult puhas kõrge väärtus. Nii et eesmärk läbi selle neitsimärgi on hingel jõuda neutraalsusesse. Neutraalsus ei tähenda ükskõiksust, kuid neutraalsus ei tähenda ka sellist ülemäärast kirglikkust, vaid neutraalsus. Ma ei reageeri liiga jõuliselt millelegi. Samas ma olen kaastundlik, mõistev, saan erinevatest osapooltest aru ja säilitan neutraalsuse. Me õpime seda läbi neitsimärgi. Nii et keskenduma ei peaks niivõrd detailidele, vaid kuivõrd tegelema sellega, mis päriselt oluline on. Neitsimärk tuleb väga hästi nähtavale ka koolisüsteemis. Koolitarkus võrdub mõistus, mõtlemine. Ja seal ei ole, vähemalt siiamaani, ma ei ole seda väga palju kohanud, et seal koolisüsteemis on nii-öelda see naiselik pool alla surutud. Naiselik pool on intuitsioon, kaos. Ja koolisüsteem on meil väga kaldu just sinna selle neitsimärgi siis nii-öelda ühele poolele.
aga et see oleks terviklik, siis tuleb sinna juurde tuua kaos. Võib-olla see ei tähenda seda, et mingi tohutu suur segadus on seal, aga mingis mõttes selline intuitiivne pool, segane pool võib sinna juurde tulla. Siis ei ole see enam nii tasakaalust väljas. Ehk hinge pool tuleb sinna juurde tuua, see süda. Et neitsi potentsiaal on hoolimine, mõistmine, armastamine, mis saab tekkida siis, kui me ei vastandu, kui me ei anna hinnanguid, kui me kasvatame endas neutraalsust. Kõige parem on sul jälgida seda neitsi energiat sellel ajal, kui transiitne päike läbib neitsi sodjaagi märki, mis juhtub igal aastal umbes ajavahemikus 20. augustist kuni 20. septembrini. Siis on hea aeg jälgida, kus sul võib ilmutada kas neitsi märgi varjupool või kus sa paned tähele, et duaalsus on sinu jaoks juba täiesti aktsepteeritav, et seal ei ole midagi hirmutavat. Ja jälgi ennast siis sellel perioodil ja vaata või vaata ka seda täpselt, et kõikides elusektorites ei pruugi see märk sinus ilmutada, see võib olla mingisugune kindel teatud elusektor. Sellised mõtted sulle täna neitsi märgist ja neitsi sodjaagi märgist. Võtasid kaasa see, mis sinuga resoneerus, mis ei resoneeru, see jätta kõrvale. Kindlasti kuula ka teisi sodjaagimärkide kirjeldusi, võid saada enda jaoks olulisi taipamisi. Ja kui sa soovid tulla astroloogiat õppima või personaalset sünnikaardi analüüsi või mõnda muud personaalset tööd, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Ja kui sulle meeldis see video, siis pane like ja telli kanal, jaga seda sõpradega, kellele see info võiks olla kasulik. Olen sulle väga tänulik ja kohtume juba järgmisel korral.